Nii, tere hommikust, et oleme siis jällegi siin, mul on natuke siin asju. Natuke on siin asju ees. Tahtsin jälle näidata Mersut. Aga siis, natuke parem ikka. Natuke parem ikka kui siin. Nii. Jah, siin natuke on sellist. Siin natuke toimus. Et ühesõnaga Mersu on endine. Raadios tulevad uudised. Ja ega see hommikul vist, kas oli öösel või, ma ei mäleta enam. Kas öösel ärkasin korraks üles? Jah, hommikul ärkasin ülesse. Varem, seal 7 paiku või niimoodi. Aken on lahti natuke, varesed hakkavad kraaksuma ja varesid ja kajakad. Täna oli vist kajakad rohkem. Ja läks seal see möll lahti ja siis niimoodi ärkasin üles ja kohe Delfi lahti ja vaatasin, et et Iraan ja Iisrael ja tegid vaherahu nagu 100% täieliku. Siis jäin veel magama ja siis ärkasin pärast veel üles ja siis vaatasin juba, et Iraan ütles, et näed, et Iraan ütles, et nad juba alustasid jälle, paar tundi läks mööda, et nad alustasid jälle kõmmutamist ja põmmutamist, et Iisrael oli seal midagi rikkunud, et sellised uudised siis raadiost vist ka midagi sarnast jälle kuulsin. Siin nagu oli selle kohta, et ega kõva paugutamine käib ja ega jah. Ega jah, et siin vist jah, selles osas midagi nii pea ei muutu, et ja eks siin see meie piirkond on ka on ju nii, et ega paljud on seda öelnud, et siukses piirkonnas ja sellised väiksed riigid on ju, et ega siin nagu ongi, et omal ajal olime ju Tsaari Venemaa all on ju ja Saksamaa all ja Rootsi all ja Taani all ja Norra oli vist 11 sajand või 12 sajand. Aga see ütleme see hilisem aeg, ütleme, kui need riigid ja need olid on ju. Et kes veel oli? Taani oli põhiline, nendest teistest väiksematest. Taani, Rootsi, Venemaa, Saksamaa oli nagu põhilised. Et et siin nagu 2 varianti tundubki nagu olevat on, et kas oled otse nagu siis selle all on ju. Praegult on nagu siuke, ütleme selline nagu, et nagu just kui me ei oleks nüüd Saksamaa all on ju, aga et ega see Brüssel ju samamoodi on ju, et mis see Brüssel on, mingi väike selline ega see Euroopa süsteem ongi nagu selline on ju, et Belgia on ju, Belgia pole ju mingi ütleja on ju, tegelikult on ju, et ikkagi see pult on ju Saksamaa käes ju, Euroopas on ju, et see Euroopa süsteem nagu ongi selline on ju, et nagu keegi nagu vastutust otseselt võtta ei taha, et näed, et siis pandakse nagu siis mingi väiksem pandakse nagu tanki on ju, et mingi Belgia on ju, ja mis see Belgia ei ole ju, Belgia on ju mitte keegi ju sisuliselt. Et ma tean, et ma olin ju
laeval ju, ma seal lähedal ju sõitsin. Et mul käisid ju seal lootsid ja peal ja kaubalaeval, konteinerlaeval. Ma seal ju Kiili kanali ja nende vahel seal nagu kiirutasin ju. Elbe jõe ja seal ligidal. Et noh, seal Taani väinade juures ja seal, kus kõik need Beneluxi, Belgium, Netherlands, Holland on ju, noh. Ma seal ju tiirutasin seal Taani väinade juures, kus see Kiili kanalisse läheb, on ju. Teisest poolt siis tulime välja sealt, on ju. Et noh, seal käisid need noh, lootsid ju ka ju, rääkisid, mis seal oli, lootsidel olid ka nagu mingid variandid, et olid Belgia lootsid ja siis olid Saksa lootsid, on ju. Noh, et ega see oli tunda kohe, et ega see Belgia lootside elu seal nagu midagi nagu ei olnud, noh. Et need tingimused ja kõik olid nagu palju kehvemad, noh. Et see, mis lootsid nagu rääkisid, on ju, et sealt tuli ka nagu see välja kõik, on ju, et noh, et siis nagu meie puhul samamoodi on ju, et noh, et nüüd nagu ajaloos olime siin Vene, Rootsi, Saksa alla, on ju, Taani, on ju, noh, et ega siis praegugi siis miskit nagu, noh, ongi, noh, et noh, kas ongi siis, et ega sellist nagu ilma siis, et sellist iseseisvat nagu autonoomset nagu liiki ei ole, on ju. Et on nagu, noh, sama, noh, et see paugutamine ikkagi käib, on ju, et noh, et mida ma tahan öelda, et ikkagi see, noh, meil nagu samamoodi on ju, et see paugutamine ikkagi käib, et ega meid ju kuskile siin ei lasta, on ju. Et see ikkagi oleme selle Saksamaa all ja noh, ja ongi, on ju. Et noh, jah, et mis ma tahangi tegelikult öelda, et kui me nüüd nagu noh, nii taltsad ei oleks, on ju, selle noh, Expelliga samamoodi, on ju. Et nüüd nii taltsad ei oleks, kõigi nende kehvemate tingimustega ei nõustuks, on ju, noh, siis võetaks lihtsalt sinna kõmdi, on ju. Et võetaks sinna lihtsalt Saksamaa, pandakski sinna Saksamaa koosseisu ja Saksa riik ja selle all ja ongi kõik, noh. Oleks niimoodi, noh. Et noh, teine rahvas, aga noh, aga teise riigi koosseisus, on ju. Aga kuna siin nagu on ikkagi seda, inimesed on taltsad, on ju, täidavad seda käsku ja noh, siis ongi, siis lastakse see rihm natukene pikemaks, antakse nii-öelda siis näiline selline iseseisvus, on ju. Et see lihtsalt see kett on nagu natukene pikemaks lastud, on ju. Aga noh, ega selle keti otsas oleme me ikka, on ju. Et paraku jah. Et oleks see nagu vastuak natuke suurem, siis tõmmatakse kett nagu lühemaks ja tõmmatakse sinna selle alla, on ju, Saksamaa alla ja ega need Sveitsid ja need, noh, arvatavasti samamoodi, noh. Ega jah, lõpuks ikkagi nagu need suuremad riigid siin seda asja nagu pinda nagu sondeerivad ja kontrollivad, et jah, et see võimuvõitlus siin nagu käib, jah, kõva paugutamine käib igatahes. Aga mis ma tahan näidata, et ilm on selline, nagu ta on siin, et
aga ma tõmbasin ka nagu selle jope selga endale, et ja siin autos istuda praegult, et tulin siin nagu mitte muidu arvata, et nii selle mäe järgi võib-olla tunneb ära, et kus ma olen praegu, aga ma ei ütle seda kohe välja, et on võib-olla huvitavam. Ma vaatasin, et üks jälgija, paar jälgijat on seal, mõnel videol on ainult üks jälgija, et teeme siis sihukest vaatajamängu. Ja tulingi, et siin on see Alexela tankla ja maantee jääb siis vahele siia ja enne on ka üks Alexela tankla, aga ma tahtsin tulla, et siin kunagi ise elasin siin ja mitte päris, elasin ikka, on ju, et aga ütleme niimoodi, et olin suviti siin ja niimoodi, et siis siin eelmine kord, kui tulin tankima siia, siis oli siuke ilusam ilm, et läksin jalutama ka, et tegin linna peal tiiru ja et nostalgitsesin natukene ja täitsa tore oli, et mõningased uued asjad olid tekkinud, et aga enamik elumajasid ja oli oma koha peal. Üks maja oli muidugi ära lammutatud, üks kool oli, aed oli ära võetud, maja täitsa uueks ümber renoveeritud. Et seal oli vist midagi lammutatud ka arvatavasti. Aga siis sealt edasi kõndisin, seal kõik teised elumajad olid nagu kõik alles ja kõik, mis tol ajal olid. Ma mäletan, kui ühte kodumasinate poodi seal ehitati. Et see pood oli ka alles, et ma mäletan, see ehitati seal mingi 99 aasta või midagi niimoodi. Et jube kiiresti, ma mäletan, ma olin suvel, olin seal. Mäletan, et suvel nagu pandi vundamenti ja suve alguses ja sügiseks oli valmis maja, et jube kiiresti tehti. Aga tol ajal müüdi seal jalgrattaid ja siis hakati kodumasinaid müüma. Jah, pool oli jalgrataste oma ja pool oli nagu pesumasinad ja värgid ja siis hakati ainult neid kodumasinaid müüma. Et aga ma mäletan jah, et kogu aeg olen sealt mööda käinud, siis on seal seda müüjat otsitud. Et võib-olla seal ongi müügi pealt nagu teenib midagi, on ju, võib-olla ei teenigi midagi, on ju, et selles mõttes võib jah, päris karm olla seal, et aga see pood oli seal alles ja et eks see piirkond on siin niimoodi nagu see pood on muidugi juurde tulnud võrreldes siin 20 aasta taguse ajaga. Mäletan, oli see Kalevi pood, nüüd on see Krossi pood. Kalevi poe kõrval oli see Järve pood. Nüüd on ta Rimi. Need on nagu samaks jäänud, on ju. Aga seal on juurde on tulnud, Maxima on tulnud. Biroonia keskusesse on Maxima tulnud. Siis on Prestone see, siia nüüd on see Selver tulnud, on ju, et pood on nagu juurde tulnud paar tükki ikkagi. Et omal ajal oligi see suurem pood, oli Kalevi pood, oli kõige suurem pood. Kalevi ja Järve pood, need olid nagu suuremad. Seal Popeda väljakul oli ka ja mingi, ma ei mäleta enam, praegu on Maxima seal ja see pood oli ka. Et nüüd on nagu juurde tulnud mõni pood. Et selles mõttes et kus räägitakse küll, et siin nagu jah, näed, et tööd pole inimestel, aga ju siis kuskil ikka on seda tööd siin, et
ega muidu ju poes ka ei käiks, kui tööd ei oleks, on ju. Et ja niimoodi see piirkond siin nagu on, et siiamaani nagu siin inimesed elavad ja nüüd tuli mina ka siia, noh, küll teise linna ossa siin elama. Et siis sõitsingi siin, maantee jääb siia vahele ja et see on siuke jah, huvitav nagu see on selline huvitav linn on see selles mõttes, et ma ei tea, kas ta ongi Eesti nagu ainuke linn nagu selline, kus nagu ühest linnaosast teise sõidad nagu, noh, okei, see Lasnamäe, Tallinn, seal on ka nagu see, noh, ütleme, see Laagna tee on vahel, on ju, nagu maantee, on ju, aga noh, siin on nagu ka, on ju, et siin on nagu ka maantee on vahel, et linnaosa vahel on maantee, et päris huvitav, noh. Linnaosa vahel on mingi 7 kilomeetrit on, noh. Et noh, ma tahtsin selle pärast ka sõita, et mul muidu oli selle auto kiirendusega oli see jama. Et läks mootor soojaks, siis ta enam nagu ei kiirendanud eriti. Ja hakkasin siin neid filtreid ja asju ja puhastama ja muidugi ei teadnud ka, kus need asuvad, need, noh, ei leidnud nagu alguses üles, et ei viitsinud katsetama ka hakata siin kakkuma ja nuputama, et siis vaatasin YouTubest ja vaatasin seal neid videosid ka, et noh, kus tulid need e-kerglapi puhastamised tulid nagu ette, et siis hakkasin ise ka nagu puhastama seda e-kerglappi, et noh, ikka päris karm oli, noh, et sealt seda tahma ja pigi ikka tuli, et tuli mõnuga seda tahma ja pigi, et ja noh, ja pärast seda nüüd tegin siin selle maanteesõidu ja ei midagi häda, et kiirendab ilusti ja kõik, et jah, arvatavasti siis ongi, et ta tõmbas, noh, just nagu pikema sõidu peal tõmbas nagu pikemal kiirusel just. Ta enam ei kiirendanud. Et seal ta enam ei kiirendanud, jah, eks ta tõmbas siis selle täis nagu kuidagi, noh, ta oli see nagu umbes see lõõr on ju, kus seda õhku tuleb mootorisse. See oli nagu umbes, seda tõmmet ei ole, on ju, ja ütleme siis madalamatel pööretel võib-olla jääb siis väheks sellest, on ju. Et jah, siis ta nagu ei tahtnud üldse ei tahtnud kiirendada, et aga noh, nüüd on nagu korras ja et noh, ongi siit nagu soovitus, et ikka kindlasti noh, kindlasti iga hoolduse käigus puhastada ikkagi seda e-kerglappi ja turbosid ja hooldustel kõiki filtreid ja salongifiltreid, et noh, neid on jah, kas või puhastada, et noh, kui on uued filtrid, siis kas või puhastada. Et kui sa puhastad ära, ma arvan, see filter kestab ka nagu kauem, õhufilter ja salongifilter, et ma praegu ka tellisin siin Aeromotorsist, et siis noh, selleks ajaks, kui tuleb kohale, et siis ma nagu kloppisin ise ja puhastasin puhtaks, tõmbasin, et noh, ma arvan, läks paremaks küll, et puhastasin neid filtreid ja asju, et see annab palju juurde jah, et see õhk hakkab paremini liikuma ja mida rohkem õhku, seda parem põlemine, et nii ta nagu on, et ja teisest otsast see e-keel või see tahmafilter samamoodi, et see samamoodi, et noh, seda mul ei ole õnneks, et 2003 aasta, noh, minul nagunii ei ole, aga sellel autol ei ole, 2003 aasta on see auto, et noh, päris tegelikult nagu noh, minu jaoks on ta normaalne, et mulle sellised nagu kõrgema istumisasendiga autod nagu meeldivad, et see on ka selline kõrgema, tal küll põhi on madal, aga tal see istumisasend ise on nagu, no nii madal ta ka nüüd ei ole,
ta on natukene madalam, aga ta nüüd niimoodi hullu ka ei ole, et see ka nagu sõltub sellest, näiteks ütleme seal Ilmarise hotelli juures on see sihuke selline järsk selline minek, on ju, et selle autoga ma pole kunagi esistangega sinna pamperiga vastu seda äärt läinud, on ju. Aga osad autod meil on kõrgemad olnud, et nendega ma olen sinna vastu, noh, seal see kõrge tõus on ja ma olen nagu vastu seda äärt läinud, on ju, et noh, see sõltub ka kõik, on ju. Et see sõltub kõik sellest, on ju, et kuidas see, kui pikk see esinina on ja niimoodi, on ju, et selles mõttes sel autol on nagu, noh, päris hästi on lahendatud see värk siin, et see põhi on küll madal, aga pole kunagi nagu läinud kuskile vastu, et seal isegi seal vaatan, et paljud käivad vastu lamavad politseinikud käivad ära, on ju. Aga mina selle autoga pole kunagi käinud, et ta on nagu, eks see esiosa on lühem, on ju, ratastele, on ju, ta ei lähe sinna vastu, on ju. Kui on pikk esiosa ratastest edasi, on ju, see pamperi osa on pikk, on ju, siis seda hullem, on ju. Aga selles mõttes täitsa piisav on see auto madalus, et aga noh, see eest jälle see istumise asend on kõrge. Et see on väga hea ja et see mulle meeldib, et ja noh, näed, et siin aknad on ka nagu sellised, on ju, et tegelikult suht suur esiklaas, tuuleklaas ja noh, teised, et see vaade on päris avar nagu. Et mulle see auto meeldib, et mulle ta meeldib, et täitsa tippen-toppen, et automaatkast ka ja automaatkast ja pole mingit probleemi, et niimoodi ta siin on, jah. Et noh, loodame, et siin, noh, nüüd mul tuli mingi üks ots tuli ka, on ju. Noh, sealt küll jah, nüüd raha nüüd mingit jah, see on ühekordne siuke, vaja sõita ka kõigepealt sinna, on ju. Et noh, ongi. Aga noh, vähemalt tuleb midagi tuleb, noh, ütleme seal, ma arvan. Aa, 125, 100 eurot võib-olla tuleb. Noh, ütleme niimoodi, et mis nagu tasku tuleb, on ju. Mul on vaja sinna, see asub kaugel. Mul on vaja sõita ka sinna. Aga noh, selles mõttes midagi tuleb vähemalt, on ju. Et noh, sõita mulle meeldib, jah. Eks siis sõitudega edasi-tagasi ja seal see töö ka. Seal läheb see päev läheb ära, aga noh, 100 euri selle eest saan, et €100 selle eest saan, et siis ei ole nagu hullu, noh. Et siis ei ole hullu, jah. Et siis ei ole nagu hullu, jah. Et tuleb nagu seda arvet tegema hakata siis. Et jah, et ühesõnaga praegult on nagu jah, selles osas on nagu positiivne jälle, et kiirendus kõik on olemas ja
ja läks sellega hästi. Sellega läks hästi, jah. Noh, loodame muidugi, et see mootor ka kõik heitgaasid on nagu korras, et natukene siin tahma tuli välja tossu, aga noh, eks noh, peabki ju tulema ka, et ega see päris nagu noh, ma diislitel olen ju isegi hullemat ikka näinud, et noh, mingit suitsu ikka tuleb sealt, et sellised lood praegu, jah.